Siin peaks olema palju roosam. See on see koht praegu, see. Tumedam tsoon, siit peaks heledam tsoon olema. Okei. Ma panen siia natukene heledust juurde. Ma panen siia valge juurde. Selle. Kas selle või teise? Ma paneks hoopis selle päris valge. Ma koonsin seda punast kirikuvaipa, et see on punane värv on seotud 4 pühadega. See on selle eelpool nimetatud usutunde sisse tulemine inimese sisse, kus on seotud sellise sümboliga see lugu, et on räägitud piiblis põlevast põõsast, mis põles, aga ära ei põlenud, sest see usutunne on nagu leek, mis leegitseb, aga jääb siin inimese sisse ja hoiab, kaitseb teda see leek ja aitab tal vastu pidada, et hoiab teda. Et see religioosne tunnetus hoiab teda nagu parasjagu põlev leek, et see põlev põõsas on siis siin vaibas ka nagu esindatud selle värvide näol. Punast on nii palju erinevat, et kirikus ka kord tahetakse mitte lipupunast ja kord mitte lillakas punast ja no, need on need tellijate soovid, aga punasel on lihtsalt väga palju varjundeid nagu igal värvil siin maailmas. Ja selle vaiba kavandi puhul oligi lõpuks otsustavaks see, et ma mõtlesin, et no ma ribakaupa panen selle tule hoopis ribadena hõõguma nagu, et erinevaid punased sektorid. Et siis on soojem punane ja külmem punane ja tumedam ja heledam ja sädelevam on siin kõik nagu esindatud nagu värvipaleti peal justkui. Aga nad moodustavad ühte aegu ka sellise hõõgumise või nagu leegitsemise kujundi. Nagu leegis on palju värve. On siniseid sädemeid ja kuldseid sädemeid, oleneb leegi soojusest või kuumast temperatuurist, kui kuum on temperatuur. Aga nii otse ka ei saa võtta. Jällegi. Lihtsalt see on see palju erinevaid punaseid moodustavad ühe suure punase kokku. Selle vaiba kudumise puhul on raske olnud just see, et need punased ribad on nagu eraldi maailmat. Tundub, et kõrvaltvaatajale, mis siin siis nii eraldi on. Aga nad on nagu minu jaoks, nad peavad olema nagu sellised sektorid või ribad ja et seda tunnet saada, siis samas pean kogu vaipa koos kuduma, et siin tuleb neid omavahel siduda, neid ribasid. Nii et mitte nagu tavaliselt, et sellise vastavalt nagu pilt on, et sa võid kuidagi edeneda päris jõudselt, et väga raske on ühest servast teise kogu aeg käia ühtlaselt ja samas, et hoiaks nende ribade meeleolu ikkagi erinevana, et ei läheks pläsaks kätte. Ja maikuus ma pingutan selle nimel, et see oleks valmis ja viimistletud ja õmmeldud sabaga ja kõik, et saab kirikusse ära viia, et sellel aastal 4 pühadel oleks siis Saku Toomasse uus kate siis altari peal.
kriisiplaani, et kui on suur kriis, et kuidas siis kiriku varaga käitutakse. Ja siis pandi kirja, et kui on suur kriis, siis Piia peab jooksma kirikusse ja päästma 4 rulli vaipa, et 4 rulliga koju jooksma. Ja just. Ja siis, kui kirikus on kriis, siis säilitatakse minu kodus seda 4. Väga õige. Selline